Head Eesti Vabariigi kohtunikud, mul on väga kahju, et ma ei saa teiega Viimsis kohapeal olla. Vabariigi valitsuse istung nõuab oma tähelepanu. Ja tõesti tervitusi oleks koomiline olnud päris lõppu jätta. Meil on praegu lõpusirgel kohtureform, menetluste lihtsustamine, kohtutest asjade väljaviimine. Kohtureformi eelnõu teine lugemine peaks olema 9. juunil ja kolmas 16. juunil, nii et me jõuame enne suve Riigikogu poolt kõik otsused ära teha, et jääks piisavalt aega praktilisteks ettevalmistusteks. Me oleme sellest kohtureformist nüüd nii palju rääkinud, ka viimane kohtute haldamise nõukoda vaatas seda põhjalikult ja me oleme kogu aeg kaasanud erinevaid seisukohti väga põhjalikult ja tähelepanelikult ja hoolsalt arvestanud. Seda näitab ka see, et isegi viimasele eelnõule oleme esitanud üle 90 muudatusettepaneku, kõik jälle ikkagi tagasisidet arvestades. Ma väga loodan, et Riigikogus vastuvõetav teeb Eesti kohtusüsteemi senisest veel palju iseseisvamaks, poliitikutest veel palju rohkem sõltumatumaks ja et kohtunikkond ise otsuseid tehes, iseennast juhtides, ise üksteise õlgadele toetudes saab teha kiiremini just neid otsuseid, mida on vaja teie enda arvates teha. Ma pean väga oluliseks seda, et kohus on poliitikutest täiesti sõltumatu ja ma pean seda oluliseks eriti praegu vaadates seda, mis ümberringi toimub. Korduvalt olen pidanud Riigikogu saalis vastama küsimustele, et miks valitsus ei ole kõiki inimesi vangi saatnud või kõiki kurjategijaid vangi saatnud. Ja tegelikult alles eelmisel nädalal vastasin Riigikogus arupärimisele, mis päriselt küsis, et kirjaliku arupärimisena, mis küsis, et miks valitsus on rakendanud karistuste rakendamisel leebumist, miks valitsus ei ole taganud seda, et kõikide seksuaalkuritegude eest määraksid kohtud just maksimaalse 15-aastase vanglakaristuse. Ma olin päris ärritunud, aga ma olin päris ärritunud juba sellise küsimuse püstituse peale, et kuidas me oleme jõudnud sinnamaani, et Riigikogus selliseid päringuid esitatakse, et miks valitsus ei sekku kohtute töösse ja miks valitsus ei otsusta kohtute asemel, milline peaks olema konkreetne karistus ühe või teise kuriteo eest. Kusjuures arupärijad olid ka väga seda meelt, et karistuste vahemikud on igati õiglased. Probleem oligi selles, et miks valitsus ei ole sekkunud, et määrataks rohkem just neid kõrgema otsa karistusi. See näitab, kui ohtlikkuse kohta me oleme ühiskonnana jõudnud ja kui oluline on see, et kohtutele on tagatud täielik sõltumatus ja iseseisvus, täielik sõltumatus just nimelt poliitilistest otsustajatest. Kahjuks näeme mitmes teises seni demokraatlikus riigis ka näiteid, kuidas poliitilise sekkumisega on võimalik saada siis parasjagu valitsejatele sobivamaid otsuseid. Minu arust on selline suundumus läbini vale ja teen tõesti kõik selleks, et kohtute täielik iseseisvus tagada. Üles on jäänud veel üksikud erinevad arusaamised, et kuidas tuleks ühte või teist küsimust lahendada. Ma nendel vast praegu ei peatuks, sest neid on väga põhjalikult nii Riigikogu komisjonis, põhiseaduskomisjonis kui ka mitmel pool mujal arutatud. Lisaks kohtukorralduse muudatustele on kõik 3 suurt menetlusseadustikku, tsiviilhaldus ja kriminaal, ka Riigikogus jõudnud siis erineva kauguseni ja toovad kindlasti kaasa lihtsustust nii kohtutele, aga kõige olulisem Eesti elanikele, Eesti ettevõtetele tervikuna. Seda seisukohta jagavad tänaseks vist peaaegu kõik, et me oleme nende menetluslike üksikasjadega üksteist väga palju koormanud ja seda tuleb lihtsamaks teha, et see ei pea kõik olema nii keeruline, nii aeganõudev, nii detailne. Ja siit jõuame tehisaru kasutamiseni. Mul on hea meel näha,
kui tõsiselt te olete kõik seda võtnud ja kui suur hoog on sees tegelikult ettevalmistustel tehisaru kasutusele võtmiseks õiguspäraselt, turvaliselt ja kõiki andmekaitsereegleid arvestades. Ma usun, et see saab just sellist lolli tööd väga palju vähemaks võtta ja kindlasti Eestis me peame tagama seda, et meie väga väärtuslikud andmed, ka sageli väga tundlikud andmed ei satuks kuskile ilma peale uitama. See on ülioluline olnud kogu Eesti digiarengus kogu aeg, aga tehisaru ajastul on see veel eriti oluline, sest iga võimalik viga võib olla väga ränkade tagajärgedega. Kogu meie digiriik ja kogu meie õigusriik tegelikult laiemalt tugineb ju ikkagi usaldusel. Seda usaldust tuleb hoida, ehitada meil kõigil üheskoos. Lisaks tehisarule on ka mõned päris iidsed põhimõtted, mis usaldust ehitavad. Kui ma vaatan praegu seda kohtumenetluse kiirendamise eelnõud, siis seal on väga terav vastasseis tekkinud ikkagi selliste inkassofirmadega, kes ei ole üldse rahul sellega, et me lubame kiiretes menetlustes nõuda üksnes seaduse kohast intressi. See tundub nagu, et mis asja arutelu, et kui Riigikogu on öelnud, et seadusjärgne täiendav kulu võlgnikule tohib olla selline, et miks me peaks siis riigi nimel kiiretes menetluses üleüldse midagi sinna juurde otsa panema. Aga see näitab seda, et vaidlus selle üle, kas liiakasuvõtt on lubatav, kui suures ulatuses see üldse tohiks olla lubatav, on kandunud meieni ikkagi väga ammustest aegadest saati ja põleb endiselt heleda leegiga. Ühed, kes tahaksid võtta veel rohkem, kui rahvaesindus on lubanud, ja teised, kes ütlevad, ehk siis meie, kes me ütleme, et ei, liiakasuvõtt peab jääma nendesse raamidesse, mis Riigikogu on öelnud, ja rohkemat me vähemalt kiiretes menetlustes, automatiseeritud menetlustes kuidagi ei luba. Selline väga põhimõtteline moraalne arutelu on meil ikkagi praegu ka käimas ja see on olnud ka üks kõige teravamaid arutelusid kogu kohtukorralduse muutmise juures ja kohtumenetluste kiiremaks muutmise juures. Kohtukorraldust puudutab see tõsi vähem, menetluste kiirust ikkagi rohkem. Need rünnakud, mis on liiakasu võtmisega või selle lubatavuse määraga seonduvalt olnud, on vahest päris ehmatavad. Aga see on ainult köömes, kui me vaatame seda, millised on olnud viimasel ajal rünnakud näiteks kohtunike endi vastu, õigussüsteemi enda vastu. See ei ole ainult osade poliitikute unistus sellest, et äkki ikkagi poliitikud peaksid saama sekkuda ja ise öelda, et kellele kui karmi karistust tuleb määrata. Kohtute asemel võiks mõne arvates seda poliitikut teha. Aga see on ka laiemalt ühiskonnas tekkinud viha ja vaen õiguse mõistmise kui sellise vastu. See ei puuduta ainult kohtunikke, see puudutab ka prokuröre, see puudutab ka advokaate, kes oma tööülesandeid täidavad. Ja me peame selle vastu midagi kõik koos ette võtma. See õõnestab juba õigusriigi alustalasid. Me ei tohi taluda, me ei peaks taluma sellist viha ja raevu oma tööd tegevate inimeste vastu. Ja otsin tõesti siis koos teiega, koos prokuröride, koos advokaatidega paremaid ka õiguslikke lahendusi selleks, et oma tööd tegevad inimeste õiguste kaitsjad, õigusriigi kaitsjad saaksid tunda ennast oma tööd tehes turvaliselt, hästi ja teha otsuseid nii, nagu seadus ette näeb ja nagu te ise õigeks peate. Nii et 2 kõige olulisemat asja siit kaasa. Seisan selle vastu, et poliitikud ei saaks sekkuda õiguse mõistmisse, seisan kohtute iseseisvuse poolt ja teine otsin koos teiega lahendusi, et kohtunikke, prokuröre, advokaate, õiguse eest seisjaid kaitsta siis inimeste viha ja raevu eest. Aga teile soovin head tänast päeva, häid arutelusid ja teeme ikka jätkuvalt kõiki muudatusi koos teie seisukohti arvestades ja teid kõiki kaasates.